7. päev, 1. Moosese raamat, peatükid 22–24. Abraham saab käsu Iisaki ohverdamiseks. 22. peatükk. Ja pärast neid sündmusi kiusas Jumal Abrahami ning ütles temale: Abraham, ja ta vastas: siin ma olen. Ja tema ütles: võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Moria maale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega ühes oma 2 noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. 3. päeval Abraham tõstis oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele: jääge teie eesliga siia, mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis oma kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos. Ja Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles: isa, ja tema vastas: siin ma olen, mu poeg. Siis ta ütles: näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall? Ja Abraham vastas: küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg. Nõnda läksid mõlemad üheskoos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et oma poega tappa. Aga Jehova ingel hüüdis teda taevast ja ütles: Abraham, Abraham, ja tema vastas: siin ma olen. Siis ta ütles: ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainust poega. Ja Abraham tõstis oma silmad üles, vaatas ja ennäe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. Ja Abraham pani sellele paigale nimeks: Jehova näeb. Seepärast öeldakse tänapäevalgi mäel, kus Jehova ennast ilmutab. Ja Jehova ingel hüüdis Abrahami 2. korda taevast ning ütles temale: ma vannun iseenese juures, ütleb Jehova, sellepärast, et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainust poega, ma õnnistan sind tõesti ja teen su soov väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres, ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad. Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Siis Abraham läks tagasi oma noorte meeste juurde ja nad tõusid ning läksid üheskoos Beersebasse. Ja Abraham jäi elama Beersebasse. Nahori järeltulijad. Ja pärast neid sündmusi teatati Abrahamile ja öeldi: vaata, Milka on ka su vennale Nahorile poeg ilmale toonud. Uusi, tema esmasündinu, Puusi, selle venna Kemueli, Aramiisa, Kesedi, Haso, Pildase, Iidlafi ja Betueli. Ja Betuelile sündis Rebeka. Need 8 tõi Milka ilmale Nahorile, Abrahami vennale. Ja tema liignaine Reuma nimi sünnitas ka Teba, Kahami, Tahase ja Maaka. Saara surm. Abraham ostab sugukonna haua. 23. peatükk. Ja Saara elas 127 aastat. Nii palju oli Saaral eluaastaid. Saara suri Kirjat Arbas, see on Hebronis Kaanani maal,
ja Abraham tuli Saarat leinama ja taga nutma. Siis Abraham tõusis üles oma surnu juurest ja rääkis hetiitidega, öeldes: mina olen teie juures võõras ja majaline. Andke mulle eneste juurde pärandhaud, et saaksin matta surnu oma silma eest. Ja hetiidid vastasid Abrahamile, öeldes temale: kuule meid, isand, sina oled Jumala vürst meie keskel, mata oma surnu meie kõige paremasse hauda. Ükski meist ei keela sulle oma hauda su surnu matmiseks. Aga Abraham tõusis ning kummardas maarahva hetiitide ees ja rääkis nendega, öeldes: kui see on teile meeltmööda, et ma oma surnu oma silma eest ära matan, siis kuulge mind ja mõjustage minu kasuks Efronit, Sohari poega, et ta mulle annaks temale kuuluva Makpela koopa, mis on ta väljaservas. Ta andku see mulle täie hinna eest pärandhauaks teie keskel. Aga Efron istus hetiitide hulgas ja hetiit Efron vastas Abrahamile hetiitide kuuldes kõigi juuresolekul, kes ta linnaväravast läbi käisid, ja ütles: ei, mu isand, kuule mind, ma annan sulle välja, samuti koopa, mis selles on, ma annan sulle. Ma annan selle sulle oma rahvuskaaslaste silma all, mata oma surnu. Kuid Abraham kummardas maarahva ees, rääkis Efroniga maarahva kuuldes ja ütles: kui sa ometi ise mind kuulda võtaksid, mina maksan välja eest raha, võta see minult, et saaksin oma surnu sinna matta. Siis Efron vastas Abrahamile, öeldes temale: mu isand, kuule mind. Maa väärtus on 400 hõbeseeklit. Mis tähtsus sellel ongi minu ja sinu vahekorra juures? Mata aga oma surnu. Ja Abraham kuulas Efronit. Abraham vaagis Efronile raha, mida see hetiitide kuuldes oli nimetanud 400 hõbeseeklit, kaubanduses käibel olevaid. Nõnda said Efroni väli Makpelas Mamre kohal väli ja selles olev koobas ja kõik väljal olevad puud, mis olid ümber kogu selle maa-ala, Abrahami omandiks hetiitide nähes kõigi juuresolekul, kes ta linnaväravast läbi käisid. Ja seejärel Abraham mattis oma naise Saara Makpela välja koopasse Mamre kohal, see on Hebronis, Kaananimaal. Nõnda said väli ja selles olev koobas hetiitidelt Abrahamile pärandhauaks. Iisakile otsitakse naist. 24. peatükk. Kui Abraham oli vana ja elatanud ning Jehova oli Abrahami kõigiti õnnistanud, siis ütles Abraham vanimale sulasele oma peres, kes valitses kõige üle, mis tal oli: pane nüüd oma käsi mu puusa alla. Mina vannutan sind Jehova, taeva Jumala ja maa Jumala juures, et sa mu pojale ei võta naist kaananlaste tütreist, kelle keskel ma elan, vaid et sa lähed minu maale ja mu sugulaste juurde ning võtad sealt naise mu pojale Iisakile. Aga Sulan ütles temale: võib-olla naine ei taha mulle järgneda siia maale. Kas ma siis tõesti pean su poja viima tagasi maale, kust sa oled ära tulnud? Siis Abraham ütles temale: hoia, et sa ei vii mu poega sinna tagasi. Jehova, taeva Jumal, kes mind võttis mu isakojast ja mu sünnimaalt ja kes mulle rääkis ning vandus öeldes: sinu soole ma annan selle maa. Tema ise läkitab oma ingli sinu ees, et saaksid sealt mu pojale naise võtta. Aga kui naine ei taha sulle järgneda, siis oled sa sellest mu vandest vaba. Ainult ära vii mu poega sinna tagasi.
Siis sulane pani käe oma isanda Abrahami puusa alla ja vandus temale selle kõne kohaselt. Ja sulane võttis oma isanda kaamelitest 10 kaamelit ning läks. Ja tal oli oma isandalt kaasas kõiksugu kalleid asju. Ta võttis kätte ja läks Mesopotaamiasse Nahori linna. Seal laskis ta õhtul kaamelit põlvili heita väljaspool linna veekaevu juures sel ajal, kui veeviijad välja tulid. Ning ütles, Jehova, mu isanda Abrahami Jumal, lase ometi see mul täna korda minna ja tee head mu isandale Abrahamile. Vaata, ma seisan veeallika juures ja linnaelanike tütred tulevad vett viima. Sündigu siis, et tütarlaps, kellele ma ütlen, kalluta oma kruusi, et ma saaksin juua ja kes vastab, joo ja ma joodan kasu kaameleid, on see, kelle sa oled määranud oma sulasele Iisakile. Sellest ma siis tean, et sa mu isandale oled head teinud. Ja veel enne, kui ta rääkimise oli lõpetanud, vaata, siis tuli välja Rebekka, kes oli sündinud Betuelile, Abrahami venna Nahori naise Milka pojale. Ja tal oli kruus õlal. Ja tütarlaps oli väga ilusa välimusega, alles neitsi ja mehe poolt puutumata. Ta läks alla allika juurde, täitis kruusi ja tuli üles. Siis jooksis sulane temale vastu ning ütles, anna mulle oma kruusist pisut vett rüübata. Tema vastas, joo mu isand. Ja ta tõstis kähku kruusi alla oma käele ning andis temale juua. Ja olles temale juua andnud, ütles ta, ma ammutan kasu kaamelitele, kuni needki on joonud. Ja ta tühjendas kähku oma kruusi künasse ning jooksis jälle kaevule vett ammutama ja ammutas kõigile ta kaamelitele. Mees aga silmitses teda vaikides, et mõista, kas Jehova oli ta teekonna lasknud korda minna või mitte. Ja kui kaamelid olid joonud, võttis mees kuldrõnga 0,5 seeklilise ja 2 käevõru ta käte jaoks, 10 kuldseeklit väärt ning küsis, kelle tütar sa oled, ütle ometi mulle. On su isa kojas meile ööbimispaika? Ja ta vastas temale, mina olen Betueli, Nahori ja Milka poja tütar. Ta ütles temale veel, nii hästi õlgi kui muud loomasööta on meil küllalt, ööbimispaiki on olemas. Siis mees kummardas ja heitis Jehova ette ning ütles, kiidetud olgu Jehova, mu isanda Abrahami Jumal, kes mu isandale ei ole keelanud oma heldust ja tõde. Jehova on mind teekonnal juhtinud mu isanda vendade kotta. Aga tütarlaps jooksis ning teatas oma ema perele, mis oli sündinud. Ja Rebekkal oli vend, Laaban nimi, ja Laaban jooksis välja mehe juurde allikale. Sest kui ta nägi rõngast ja käevõrusid oma õe kätel, ja kui ta oli kuulnud oma õe Rebekka sõnu, kes ütles, nõnda rääkis mulle see mees. Siis ta läks selle mehe juurde ja ennäe, see seisis kaamelite juures allikal. Ja ta ütles, tule sisse, Jehova õnnistatu, miks sa väljas seisad? Ma olen korda seadnud koja ja kaamelite paiga. Mees tuli siis kotta ja Laaban päästis kaamelit lahti, andis õlgi ja toitu kaamelitele ning tõi vett tema ja ühest temaga olevate meeste jalgade pesemiseks. Siis pandi temale rooga ette, aga ta ütles, ma ei söö enne, kui ma oma asja olen rääkinud. Ja talle vastati, räägi. Siis ta ütles, mina olen Abrahami sulane. Jehova on mu isandat väga õnnistanud, nõnda, et ta on jõukaks saanud. Ta on temale andnud pudulojuseid ja veiseid,
hõbedat ja kulda, sulaseid ja ümmardajaid, kaameleid ja eesleid. Ja Saara, mu isanda naine, on vanas eas mu isandale poja ilmale toonud. Ja sellele on ta andnud kõik, mis tal on. Ja mu isand vannutas mind öeldes, sa ei tohi võtta mu pojale naist kaananlaste tütarde seast, kelle maal ma elan. Vaid sa pead minema mu isa kotta ja mu suguvõsa juurde ning sealt võtma naise mu pojale. Aga mina ütlesin oma isandale, võib-olla naine ei tule minuga. Siis ta vastas mulle, Jehova, kelle palge ees ma olen käinud, läkitab oma ingli sinuga ja laseb su teekonna korda minna, et saad mu pojale naise võtta minu suguvõsast ja minu isakojast. Mu vandes sa vabaned sel juhul, kui sa tuled mu suguvõsa juurde, aga nemad ei anna sulle, siis oled mu vandest vaba. Ma jõudsin täna allika juurde ja ütlesin, Jehova, mu isanda Abrahami Jumal, kui sa nüüd tahad korda saata mu teekonna, mida ma käin, siis vaata, ma seisan veeallika juures. Kui üks neitsi tuleb vett viima ja ma temale ütlen, anna mulle oma kruusist pisut vett juua. Ja kui tema mulle vastab, joo ise ja ma ammutan kasu kaamelitele, siis on tema see naine, kelle Jehova on määranud mu isanda pojale. Veel enne, kui olin kõneluse iseendaga lõpetanud, vaata, siis tuli Rebekka, kruus õlal ja läks alla allika juurde ning ammutas vett. Ja ma ütlesin temale, anna mulle juua. Siis ta tõstis kähku kruusi õlalt alla ning ütles, joo ja ma joodan kasu kaameleid. Ja mina jõin ning tema jootis mu kaameleid. Ja ma küsisin temalt ning ütlesin, kelle tütar sa oled? Ja tema vastas, Petueli, Nahori ja Milka poja tütar. Siis ma panin temale rõnga ninasse ja käevõrud kätele. Kummardasin ning heitsin Jehova ette ja kiitsin Jehovat, oma isanda Abrahami Jumalat, kes mind oli juhatanud õigele teele, et saaksin võtta oma isanda vennatütre ta pojale. Ja kui te nüüd tahate osutada heldust ja truudust mu isandale, siis öelge mulle, aga kui mitte, öelge sedagi mulle ja ma pöördun siis kas paremat või vasakut kätt. Seepeale vastasid Laaban ja Petuel ning ütlesid, Jehovalt on see asi alguse saanud, me ei või sulle sõnagi lausuda, ei halba ega head. Vaata, Rebekka on su ees, võta tema ja mine. Saagu ta naiseks su isanda pojale, nõnda nagu Jehova on öelnud. Kui Abrahami sulane kuulis nende sõnu, siis ta kummardas maani Jehova ees. Ja sulane võttis välja hõbe ja kuldriistad ja riided ning andis Rebekkale. Ka tema vennale ja emale andis ta kalleid asju. Siis nad sõid ja jõid, tema ja mehed, kes ühes temaga olid, ja nad ööbisid seal. Aga hommikul, kui nad olid tõusnud, ütles ta, saatke mind nüüd mu isanda juurde. Aga tütarlapse vend ja ema vastasid, jäägu tütarlaps veel mõneks ajaks, kas või 10 päevakski meie juurde, siis sa võid minna. Kuid tema ütles neile, ärge mind viivitage, sest Jehova on lasknud mu teekonna korda minna. Saatke mind teele, et saaksin minna oma isanda juurde. Siis nad ütlesid, me kutsume tütarlapse ja küsime tema suust. Ja nad kutsusid Rebekka ning küsisid temalt, kas tahad minna ühes selle mehega? Ja ta vastas, ma lähen. Siis nad saatsid ära oma õe Rebekka ja tema imetaja ja Abrahami sulase ja tema mehed. Ja nad õnnistasid Rebekkat ning ütlesid temale, õeke, sinust tulgu 1000
korda 10 000 ja sinu sugu vallutagu oma vihameeste väravad. Siis Rebeka ja tema tüdrukud tõusid, istusid kaamelite selga ning järgnesid mehele. Nõnda võttis sulane Rebeka ja läks. Iisak aga oli tulemas Lahai Roi kaevu poolt, sest ta elas lõunamaal. Ja Iisak oli vastu õhtut läinud väljale mõtisklema ja kui ta oma silmad üles tõstis ja vaatas, ennäe, siis tulid kaamelid. Kui Rebeka oma silmad üles tõstis ja nägi Iisakit, siis ta laskus kaameli seljast ning küsis sulaselt. Kes on see mees, kes meile väljal vastu tuleb? Ja sulane vastas, see on mu isand. Siis Rebeka võttis loori ja kattis ennast. Ja sulane jutustas Iisakile kõigest, mis ta oli teinud. Ja Iisak viis Rebeka oma ema Saara telki. Ja ta võttis Rebeka, see sai tema naiseks ja ta armastas teda. Nõnda leidis Iisak troosti pärast oma ema surma.